sinna ma rändaks. Nüüd on ta kõikidel suus, ai, ja tahan veel. Suhku on meie maas, ai, ja tahan veel. Suhku on jälle on. Täna alustame siin Kristiinest uut hooaega väärikate, eakate tantsu pärastlõunatega. See toimub meil neljapäeviti, kord kuus ja sel korral siis toimub see Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis. Algus on kell 2 ja iga kord on meil siin kohal elav muusika. Saal on rahvast täis, inimesed saavad tantsida. Ka Maailma Terviseorganisatsioon on öelnud, et parim viis tervise säilitamiseks ja stressi vähendamiseks on liikuda ja loomulikult kõige toredam on liikuda ju tantsusaatel. Igal korral on meil elav muusika, laul, meil on rahvalikud laulud, mida inimesed teavad ja kokku tuleb inimesi üle kogu linna. Sellised tantsu pärastlõunad jätkuvad meil nii märtsis kui ka aprillis. Soovitan teil jälgida Kristiine linnaosavalitsuse veebilehte või lugeda lehest täpsemaid kuupäevi. Olete kõik teretulnud tantsima, olgem aktiivsed ja terved. Ma tänan linnaosavalitsusele selle eest, et see traditsioon on jätkumas sellest, et võetakse kokku inimesi nii suvel kui talvel. Mul on hea meel, et linnaosa on tegelikult oma vaba aja veetmise võimaluste poolest suhteliselt piiratud, kuid kõik ressurss, mis on kasutatud maksimaalselt ja ma usun, et sellist kohta, kus oleks nii oma suveprogramm, oma suveürituste näol, sellist kohta, kus oleks lastele oma programm, olgu see oleks siis lastekeskus, mis toimub linnaosa tegevuskeskuse juures või noortekeskus või siis jällegi suvel välietendused. Sellist olukorda väga paljudes linnaosades ei ole ja see, et on ka tantsuõhtud, mis toovad taaskord inimesi kokku, mis toimuvad regulaarselt, mis on populaarsed kindlasti, on see ühelt poolt suur töö, mida teeb linnaosa valitsusest sisuliselt ju kui suured promootorid teevad seal ühte üritust, siis nad valistavad seda 1 kuu aega ette, aga kujutage ette linnaosa valitsuse tööd, kes tegelikult koostab eraldi iga nädal toimuvate ürituste kavas suveks, kevadeks, sügiseks ja talveks. See on suur töö, mis on võib-olla selle kaardina taga, mida ei näe, kuid mille eest ma olen tõesti linnaosale tänulik ja sellega tõstetakse latti väga kõrgele ja ma usun, et tänu sellele on ka linnas üldiselt, ka teistes linnaosades hakatud sisse viima uuendusi, hakatud tegema seda, mida varem ei ole tehtud või seda, mida tehakse teistes kohtades hästi ja Kristiines tehakse seda tõesti hästi. Kui tihti te käite üritustel? No, iga kord, kui tants on. Iga päev käime? Muidugi, siin vahet pole, iga kuu käime korra vähemalt. Jumal, ma käin Lasnamäel ja Mustamäel ja igal pool Pirital ja kus ma ei tantsi. Kõik on need minu tuttavad tantsijad, pooled saal. Teil on mingisugune oma... Jah, juba grupp. Jah, kus käime kogu aeg. Ennem käisime Paldiski maante seal Seevaldi klubis olen käinud. Laia tänaval käisime seal selle projektiruumides tantsimas, mul klubid oli. Nii väksi? Joo. Ja sellepärast, ma ütlen, aastad tulevad, aga süda tahab päeva minna, aga jalad ja silmad ei näe enam. See on nagu linnaosa vanem räägib, asi on liikumisest, liikuma peab, ajage inimesed liikuma, ka tants on liikumine. Igal juhul, kui on kuskil olemine, see kontsert või tants, siis ma pean olema kohal. Vaat mina ei taha tuppa jääda. Mina ka ei taha. Te olete siis nagu esimest korda siin sellel? Mina olen esimest korda. Mina olen enne käinud. Ja meeldis ja kutsusid sõbra kaasa? Kuidas oli? Tahtsin näidata kõik tantsukohad ära. Ja mis tantsud siin tavaliselt on siis? Kas on sama ansambel või kuidas? Ei ole sama ansambel. Iga kord erinev ja see ongi huvitav ka ja enamasti hea. Hea muusika. Et mõnus on tantsida, ei tahagi põrandat ära minna. Peaaegu, et kui ruumi oleks rohkem, aga praegu siin on osa on kuulajad ja osa on tantsijad ja pole midagi teha, tuleb selle väikese ruumiga hakkama saada. Et saal võiks veel suurem olla ja toole oleks nagu... Ja tihedamalt võiks olla neid tantsu? Tihedus isegi pole nii oluline, sellepärast, et teistes kohtades on ka päevaseid tantsu sotsmajades. Et isegi see 1 kord kuus on ju täis
täitsa normaalne. jah, see on normaalne. No kas olete mõelnud ka, et peaks tantse õppima või ei ole see nii tähtis, et on meeles veel? No meie oleme need, kes õpime. Mina õpin. Tantsukursustel kohe päris? No hetkel mina õpetan teda. Aha, nii et on oma õpetaja? Ei kohe, isiklik õpetaja. No siis on tore ja siin saab kohe praktiseerida ja on kavas tulla teile edaspidi ja siia märtsikuus lubat järgmist. Ja tuleme, jah. Aga teie hinnangul Tallinnas on neid kohti piisavalt siis, kus saab niimoodi? Praegu on jah, läheb täiesti tihedaks. Mul on mure tantsupartner pärast, kas ta peab vastu nii palju neid pidusid on. Aga siis tulebki harjutada hästi. Jah, seda küll, et vastu peaks.